Tere hommikust ja tere tulemast Pro-Marvi ja täna meil on vähe sükene teissugune augipüüdmise video. Jah, teeme midagi vanat ja midagi uut. Et see, et me augi püüame, see ilmselt ei tule teile kellegile uudisena. Aga see, mida me täna tegema hakkame, see on nii suur asi, et kui ma eile elukaaslase ütlesin, et meil on täna selline plaan, siis ta ütles mulle, see on hea idee või? Et teades sinu õnne, siis mina sinu asemel oleks homme haige. Ja mul on sama asi, mul polnud küll elukaaslase kellele öelda, aga ma teades enda õnne, siis tänane reis tuleb mulle väga kallis. Jah, et no ma ei tea, ma räägin siis ise ära, et mis siin olema hakkab, et leppisime eile kokku, et me paneme vahele 500 eurot nägu. Ja võitja viib kõik. Võitja viib kõik, et ma ei ole kodus sellest üldse rääkinud, et minu elukaaslane saab sellest teada arvatavasti sellest videost. Minul on hirm ja kõik käib käsi käes, et ühesõnaga. Ei no selles mõttes, et jah, mõtlesime, et kuna siin on nagu tehtud neid igasuguseid kõvatamisi, et kes on kõvam augivend ja kes ei ole ja siis mõtlesime, et noh, me oleme mõõtu võtnud küll siin oma võistlustele, aga kõik on jäänud selliseks mänguraha peale, et noh, enamus, kes on pokkerit mängid mänguraha peale, see teab, et noh, see all-in tuleb nii kergelt vaata, aga kui te panete ikka nüüd raha vahele vaata, et siis on nagu õige diil, et kuna on sügis, suurte augide aeg, siis mõtlesime, et no teeme selle ühe päeva ja võtame rahakotist välja 5 sotti ja tahate üle lugeda. Ma olen aus mees. Ei, ma usaldan. Siis paneme traad kokku. Ja siis vaatame, kes see kõige kõvem vend on. Plaan on siis see, et püüame 8 tundi ja arvesse läheb 5 kõige pikemat kala. Ja siis nii ongi see mees, kes 8 tunni jooksul püüab kõige rohkem sentimeetreid, siis see viib selle raha koju. Reeglitest veel nii palju, mis me siin tee peal kokku leppisime, et meil on üks paat, me oleme kolmekesti ühes paadis ja alati ninamees väidetavalt saab kõige rohkem, kui just tagant alla nüüd ei pane. Siis meil on reeglid on sellised, et alustame, teeme mingi loosi, kes alustab ninas, kes on keskel, kes on taga ja siis on niimoodi, et kui see ninamees saab kala, siis tema peab nina koha ära andma. Ja eks tema läheb taha, siis keskmine läheb ette ja siis tagumine läheb keskmiseks. Kas meil on alammõõt ka või? Ei ole. Augide alammõõtu ei ole või? Ei, vist ei ole jah, sellepärast, et ega me täpselt ei tea, vaata, et võib-olla on täna kala väga hästi ei söö. Ühesõnaga, augidel alammõõtu ei ole ja 5 pikimat augi päeva lõpuks tarvesse ja püüame 8 tundi. Ja siis kiirelt ilmajuttu ka, et ülisoe sügis on oktoobri keskpaik ja imeline päev. Näis, kas see imeline päev toob kala ka või on lihtsalt hea väljas olla. Aga ühesõnaga jah, põhimõtteliselt piisab sellest, kui keegi võtab 30 sendise augi ja keegi teine ei saa mitte midagi, siis lihtsalt lükkad papi taskusse nagu Siim Kallas. Aga ühesõnaga edu sulle ja mul tõusid kuradi, mis need on, et külma kuradi karvad jänese nahku. Külmavärinad tulid peale, sest nagu see on juba minu käes ju. Sa saad seda nii kaua hoida, kui sa mulle üle annad. Ja selles mõttes, et saate sellest aru, et selle käepigistusega lõppes sõprus. Ja see lõppes juba kuradi, kui me paati sisse lasime. Ühesõnaga, püsige lainel ja läheme veele. Hoidke mulle pealt. Hoidke mulle pealt. Ma arvan, et minu kõige suurem konkurent on Heiki, sest tal on viimasel ajal püügivõistlustel nii kehvasti läinud, et ükskord tal peab hakkama vedama ja siis ma arvan, et see on täna.
Mihkel, sest ma olen tähele pannud seda, et ma ei ole ikka veel saanud üle sellest, et ma kipun kiiresti kerima ja sügisel, kui vesi on külm, siis auk tahab sellist aeglast mängu ja Mihkel on selle nagu saanud selgeks, et aeglaselt peab kerima. Strateegiaks ma mõtlesin sellise asja, et ma alustan väiksemate lantidega ehk siis, et mul on võimalik saada seda väikest kala ka, et kui ma lähen oma nende suurte jollidega peale, siis võib olla see, et ma saan lihtsalt vähem kala, aga täna on vähemalt see 5 kala vaja see täis saada ja siis hakata parandama. No Taavit pean kõige suuremaks sellepärast, et ma tulin siia, siis ma juba valmistusin ette siukse big shadi teemaga ja seda saab visata sinna heina sisse. Ja ma tean, et Taavi teeb ka seda sama, et siis vaatame, kuidas meil siis läheb. Ja minu selle rahaga peale hakkan. Noh, kui sul on nagu paat ja treila ja neid asju vahest on vaja remontida, siis seda raha on vaja lihtsalt. No minu strateegia on see, et ma ikkagi proovin oma seda big shadi kummilanti, et mul on olnud ajaloos seda, et on tulnud see esimene võte päris suur aug ja hiljem vahetan kindlasti väiksema landi peale, et kuna alamõõtu ei ole, siis 5 sellist augi teeb ka päris hea pikkuse. No selle rahaga on lihtne selles mõttes, et kõik, kes te olete remonti teinud, siis mul on ka hetkel elamises remont käimas ja sinna läheb see 1,5 tonni ja sinna võib panna 10 korda rohkem, nii et pole asigi. Vanarahva tarkus, et tibusid loetakse sügisel, et ma ei oskagi praegu öelda. Viime sinna roo äärde nüüd, ma lähen võtan meile ülekõrred. Siis loosime selle, et kes siis milliselt positsioonilt alustab. Siis on nagu kõigi suhtes aus. Heikil ei tööta, mina mootor. Jälle. Ei voolan ära. Tõmba välja kõrast. Võib juhtuda, et seda puldiga meest ei peagi olema, sest tehnika alati ei tööta. Pult, see on puldi see. Aga nüüd me teeme siukse pulli, et me käime seal roo ääres. Mihkel võtab sealt 3 tikku. Teeme loosimise ja siis me käime autos. Kuule, aga nüüd tulid tuled. Seal on tuled, aga see pult ei tööta. Aha. Patakad ei anna. No siis siin on just tutikad patakad pandud. 2 korda on vahetatud. Ja lähme toome autost uued patareid ja vahetame veel ühe korra. Oho. Kui pikkasid sa võtad? Sa saad sellest. Juurikaga koos või? Jah. No jäi. Ei, no sa pead nii käes hoidma neid, Mihkel. Sa pead lühikesed teha kohe. Mis te arvate, Mihkel kõige pikem? Andke mulle siis mingid nuga või mingid lõikureid. Siin on. See on tutikas. Sellega lähevad. Sellega lähevad sõrmed. Ma lõikangi 2 ühe pikkust ja 1 lühike ja siis paned sõrmede vahel nad ühe pikkuseks. Vaatame, neil mustri erinevust ei ole ka, siis Heiki on vana suli. See hakkab ära kasutama kohe seda. Tee siis teine kohe nagu korralikult pikem sellepärast, et muidu hakkame mõõduma. Ja üks asi veel, mis ma siin avastasin, et kui me mõõdame kõikide augide pikkust, et siis kõik sentimeetrid loevad, siis meil on vaja autost võtta ka mõõdulint sellepärast, et minu paadist tavaliselt alla 80 sendisid ei mõõdeta. Muidugi! Et meil on vaja mingi mõõdulinti, millega seda tõendada neid 30 ja 40 sendiseid kalu. Kes ütleb, et me üldse nii väikseid saame? Siin Soomes ju ei ole nii väikseid kalu. Nii. Heiki.
see, kes pika saab, mis see on siis? See, kes pika saab, on siis ninas. Ehk siis selle puldiga. Jah. Nojah. Ja kui muidugi meil on pulti tööta. Taavi. Oitu. Kas mu prillid peegeldavad? Ei peegelda. Pikk ei sulle või? Pikk ei mulle. Ei peegeldanud või? Ei peegeldanud, nalja teed ma ju. Kuradi sulid. Davai. Ma olen siis ninas. Käisime autos, vahetasime patareid ära, varupatareid alati kaasa, kruvikeeraja ka. Ja isegi uued patareid meil käisid nüüd ainult ühe reisi. Nüüd pidi jälle vahetama. Ja nüüd on niisugune värk, et hakkame selle võistlusega pihta, sest see raha, ma võin näidata, see on veel minu käes siin turvalises kohas, et hakkame selle võistlusega pihta. Mihkel oli loosis, esimene puldimees. Aitäh, läheb sõber. Ma avastasin sellise pulli ka, et kui ma nagu täna ühtegi kala ei saa, siis ma olengi lihtsalt õhtuni sellega. Ja siis, kuigi noh, see on tegelikult hea asi, samas on nagu paha asi, et sa saad nagu vähem püüda, aga samas elu on näidanud, et kui sa selle pulliga rapsid siis, ja tegeled sellega, siis kipub see aug lööma just see aeg, kui sul on pult käes. No olukord on nüüd selline, et tund aega oleme püüdnud ja see on olnud vaikne tund. Et ei ole me saanud ühtegi kontakti, ei ole näinud ühtegi kala ja meestel on kirjas ümmargused nullid. Nii et hetkel on selline seis, et igaüks saab oma raha tagasi, mis ei ole ka paha diil. Aga ma arvan, et see nii ei jää. Tere tulemast, mehed. Päris hea. Tahad kahva või? Minu seal, vaat seal rabas. Seal rabas. Ei taha kahva? Ilus on, mis me näe küll. No see on punktid. Tunned juba eurolõhn on üleval või? Eurolõhn. Esimene kala, näe. Viina. Ei ole kuradi energilised. Mul on see ka. Oled siis seda ka tegema, see on see. Sul on see ühe konksuga ikka, ne? Vaata, et see ära ei lähe, ega kui paati ei tule. Ära ei mõõda, siis ei loe. Aga ta on sellest läbi. Tšiu! Täitsa perses kukub ära. Ma tõi ka paati ära. Kähku paati. No nii. Kukkus küljest lahti. Kuule, aga see on päris pikk ju. See on päris hea. No. Äkki saab isegi sellega või? $76 tuleb või? Jah, on küll, vaata ülemine saab vastu. 76, jah. 76 punkti. Jaa. Normaalne. Saate, kui limukad on peal. Lasme tagasi, siis saate teiega püüda. Pane. Ja kohe süstis. Oled nüüd õnnelik või? Muidugi olen õnnelik. Ma ei ole õnnelik. Kuule, kala leidsime kätte vist. Esimesed sentimeetrid lähevad kirja. Kas ma võin püüda samal ajal, kui te tegutsete või? Mis? Ei no, mis sul? Aga see on kuidagi, vaata, kus imeliku pea on nagu suurem, keha on nagu tagant teine. See on suurem kui 76. Ära hakka. On jah, kurat. Nüüd sa teed paperit. Eiki tahtis algul saboteerida, viis meid mingisuguse lambi koha peale, kus kala ei olnud. Selle kui sa ise ka arvad, ega ta ise ka raha ei saa selle eest. Kohe mingi pöörlid, sa loobid. Juba läks mingi meps otsa. Läks see? Ei tea, mis see. Kas meil neid näpitsaid ei ole või? Lõuaavajad on jah. Siin on lõuaavajad. Ei ole nüüd.
Ole kuss. Ole kuss. Oota. Sama pikk või? 77. Ei ole, 77 on. No on 77. Teen pilti ka. Ei tee. Vaata, tee seda, räägi õige jutt ka, ma olen siia. Noh, 77 senti. 77 punkti. Taavile tegin ära. Ühega. Jube tigedad. Kes meil nüüd järgmine pulti läheb? Mina tagant või Taavi? Ma võin olla küll, sest ma saan kala kohe. Raisk! Teine tund hakkab täis saama ja skoor on siis selline, et Taavil on 1 haug, mul on 1 haug, Heikil on 0 haugi ja mul on 77 punkti, Taavil on 76. Et selline üpris tasavägine, välja arvatud siis 1 mees. Et aga no see kindlasti muutub, sest paistab, et siin on rohkem seda kala. Et emotsioonid on head. Algus oli siuke vähe kesine, aga tulime siia vanadele kohtadele ja siin hakkas toimetama. Et näha on, et seal, kus seda kalaroos on, seal nad ikkagi tuleb võttu ka. Et mul on hea meel. Minu punane piikshad on päris hästi toimetanud täna. Aga me alles sõidame sinna parematele kalamaadele. Nii et seis muutub varsti. Ma olen praegu siin keskel. Mihkel on taga jääkoha peal, Taavi on ees puldis ja ma pean siin augus olema ja siis nagu 2 venna vahel maru sitt on nagu loopida ka. Ja siis Taavil on selline taktikaline värk ka, et kuna tema on puldis, siis tema otsustab, kus me läheme, siis me sõidame hästi roo ääres niimoodi, et mina ja Mihkel nagu temast mööda ei saa visata, et ta lihtsalt hoiab seda esimest auku nagu endale. Aga ma arvan, et me karistame ta varsti ära sellega, et Mul on juba vastuse olemas selleks. Tal on mingid vasturohtu meile vist olemas juba. Ühesõnaga, jälgime. Ja kala poolest ma ise arvan lihtsalt, et tundub, et nad on nagu päikseliste kohtade peast. Ma vaatasin vee temperatuuri. Ma ei ütle nendele, mis need numbrid on, aga mul on oma niisugune väikene visioon tekkinud, et kus kohas seda pauku võib tulla. Võin olla ka täiesti, võin eksida ka, aga eks siis, mis see, tibusid loetakse sügisel või? Ja, ma kuulsin kunagi niisugused legendaarsed sõnu, et tibusid loetakse sügisel. Nüüd on sügis käes, täna õhtul loeme tibud ära. Ma arvan, et see on siuke üle 50 sendi, vaatame, 60 või. Palju see on siis 76 pluss midagi. Nüüd võiks seda teha, et nagu ütleks mingid vigased arvusid ja siis sa pärast parandad selle. Tegemist on 65 sendise augiga. 65 punkti. Normaalne. Raisk. Kurat küll, ma ütlen meile. Väiksest augist nii palju õnne. Sa ei näinud, et seal käis ilge rabamine või? Mina tegin tööd siin. Ei no, see hetk, kui sa läksid Taavile appi, sa kerisid kähku välja, siin taga käis siuke laks. Siis ma mõtlesin, et sa kerid välja, et sa viskad sinna, ma kerisin ka välja, viskasin sinna, sa läksid sinna ette. Näetud, mina aitan sõpra. No, mul ei ole sõpru, mängus on raha. Lindlus on kadunud. Ja ma ei saanud teda kätte ju. No, püüame edasi. Ma arvan, et ei taha seda minu lanti. On, ma näen. Lahti pääsis jälle. Lähed keedab. Mis asja? Kas te ei oska või? Vaadake, viskad sinna. No mine metsa nüüd. Kerid. Ei viska sinna. Ei, ta ei taha sinu, ta tahab seda minu punast. Nüüd ta on nii kuredi selles. No see sama, kes ennem seal rabas, näe. Siia ta hüppas kõrvale praegu. Konime seda ühte augi sinna õhtuni. Oi, käis! Oi, käis! Mida peale? Suur ka veel. Taavi filmida. Minu oma minna. Panen laadima selle, jah? Ära teda vaadata, minna.
Holy cow. No. Ei ole väga kõvasti kinni vist, aga... Vaata nüüd see pool viltu filmi panna. Vaata mul vist filmi või? Jah. Aga eht, siis ma sain võtu peale ja värki. Noh, 0. Ma võtan Vaata ainult ühe moka otsast. ja sellepärast ma... Loodetavasti läheb ära. Oota nüüd. Loodetavasti läheb ära. Ilmuta mulle siia reet. Augi lima peale. Ups. Abiks ikka, ne? 60 midagi ikka, jah. Midagi nagu tasa vägida. Ega ma ei lase Taavil eest ära minna. Mis ta siis on? 70. 70. 70. See on siuke jõhker raps ja... Saad teen ühe lähi võtta. Hallitanud aug, vaata, täpp on peal. Teed peakast, jah. Ilus. Tubli. Raisk. Kobistis ära ikka. Näe, läheb seal väiksed mullid energia. Viskas õhu välja. Sõitu. Kala või? Suur. See on suur. Proovu ära. Tagurda, Ma viin lähemale. tagurda. Tagurda, teed ammu juba. Päris hästi läheb ju. Näinas seal, uibled. Sa Mihkel võtad kaava või võtad Ma võtan kahva. Võtan kaamera. Võta kaamera. Ma võtan koomale. Ma kardan, mul jäi see kuradi, mul jäi see. Selle konksu küljes, aga mul jäi see stinger jäi roo külge. Ära tagurda rohkem. Lähen lähemale. Vist läks ära juba. Ei, ta võib istuda seal rava alt. Alles on. On. Ilus kala. Ma näen ainult veits valget. Vaata, ta on nina ees all. On, jah? Ja meil tuul lükkab sinna peale, sa Mihkel pead selle kätte saama. Väike on, jah? Aga... Ta läks lahti. Aga vaata, kus pistis meil. Ta jäi vist kuidagi pahasti kinni. Kurat, ma saan selle. Aga nägid, kus süstis või? Jaa. Vabane. Ma mõtlesin, et tõesti suur on. Ei, aga väike ka ei ole ju. Aga ta otseselt ka väike ei ole, aga... Võib-olla isegi päeva suurim või? 79, jah. Vaata, kui need nii panna. Jah. 79 senti. Taavi pani jälle eest ära. Mis see Eigi teeb seal? Üritan kala saada. Üritad kala saada. Teeme sellega ka peakaga. Võite rahulikult kõlastada. Või vahet pole. Pole minu kala, mees otsustab ise. Kala lahti laseb. Läheb. Mitmes kala oli? 3. Mitmes kala on? 0. 2 tundi ja natuke peale on püütud ja juhib hetkel Taavi. 3 kala, kogu pikkus 219 sentimeetrit. Ja mina olen teisel kohal. Mul on 2 kala ja 1,47 meetrit. Ja siis on 3. koha mees. Ma teen nagu lihtsalt, et ma hakkan nagu ainult meetristega arvestama. See on nagu lihtsam arvutada, et 100 punkti. Hetkel mul on 0. Jah, sest nii on maru raske, mingi 74 ja mis meil on 79 ja mingi sellised, siis peab kalkulaatorit kasutama, aga kui mees hakkab ilusaid ümmargusi numbreid võtma, siis saab peast ka. Väike küünal või? Filmid. Jah. Kõik kettas ümber endale. Hallitanud augeni. Rahva eest. Haakist niimoodi nagu... No, maha ei tohi magada.
proovime siis, et ma üritan ka olla ilma. Ei ropenda või? Tule teisele poole, kui sa tahad. Ei olegi väga väike. No 50 senti. Ei rohkem ikka ole nüüd. Lõpuks tuli nüüd ma lähen samm lähemale 1500 eurole. Vaatame, mitu meetrit mul Taavis puudu jääb. See on 67. Ei ole nalja, see ülene 69, see on ikka siit selle otsa järgi. No 69 siit. Isegi kui uiatas ei tule 69, 67. No. Ei no see vaata ülemist. 68. Jaa, 68 ülemist vaata. Siit maalt näe. Jah, me oleme ausalt tule. Me ei ole mingi raha peal veel. No on jah 68. On. 68,5. No tubli. No. On ilus muster. Hallitus muster. Millal sa viimati olid nii õnnelik 68 sendise augi üle? Ma ei mäletagi. Kalasaagi üle ma olen alati õnnelik olnud. Aga see tegi tuju praegu palju paremaks. Nüüd on veel vaja 5 tükki veel sellised. 4. Yes. Mida ma teen? Ei no, vaikselt lähme siit. Saame ju teha teise triivi ja kolmanda triivi. Võidame taras. Mis ta siis siin on? 64. Oota, niimoodi. No ma ütleks, et see on 65. 65. No 65 on kindlasti. Noh, ilus. Heiki siin aagib ja aagib. See on nii väike, see on nii ohtlik panna sinna. Noh, viska. Sükk. Tubli. Oota, mitmes see on? 65, kolmas kala. Kolmas kala. Ja nii, sood itoke sõrme lõppu ja kuredi lõua alt sisse. See on küll võistluse kõige väiksem kala, aga abiks ikka. Ilus terve kala. 54 senti. No 50. No ütleme 54. 54. Mitmes kala see on sul? 4? 4. kala. Ilmselt läksin juhtima sellega. Torpeedo, mine tagasi. Tubli. Mehed, taktika töötab. Väiksed kalad toovad võidu. See on 5. kala või 4? See on 5. kala. Päris hea kala ka ju. Ui, kui muku otsast on. Vaat seda, Eiki. Eiki. Kahva. Ops. Paned selle valmis. Ja siis kahvad selle kala ilusti. Ei! Jaa! Nii. Noh. Ahah, tuligi lahti. Tuligi lahti. Ilus. Üsna tükke kõhken. Vaata nüüd pilti. 66. Ma ütleks, et isegi 67 on. See on nina vastas. Jah, on vastas. Nii, 67 senti. Tubli. Ja 5.
5. kala. Kurat, need väikestel on nii õhkõrn see koht, kuhu saab panna. No, 5. kala tuli, no tee peakalt. Mine sinna väikselt niimoodi, hops. No, ja. 5. No üritasime randa minna, aga liiga madal on, ei õnnestunud. Ja siis me ei saanud siit enam tagurpidi minema ja tõmbasime kannaka ja lasime natukese põhja künda. Nii, kuna mul on 5 kala tabelis, siis minu järgmine töö tähendab selle kõige väiksema ülepüüdmist. Ehk siis hakkan vaikselt parandama ja minu kõige väiksem haug hetkel tabelis on 54 senti. Maru väike, aga ma arvan, et selle ülepüüdmine ei ole suur probleem. Sellise sepa käes, nagu ma olen. Jah, Eiki? Jah, mul ei ole veel vaja midagi üle püüda, et mul oleks vaja 4 kala veel saada, et ma saaks üldse tabeli täis. Vaatame, kuidas meil see siin õnnestub. Mul on tekkinud suured ebakindlused mul antide osas. Panen siis spinnerit ja kummi segamini. Ja ei teagi, mis siis otsa panna. Seda õiget värvi papagoid mul ei ole. Ja ma käisin poes ostmas ja ma vist jätsin selle autosse sellepärast, et mul ei ole seda kaasas. Ja praegu näiteks Taavi üritas Mihkli õnge üle parda visata. Eks ta tahab ka konkurentsi. Ja, ega siis raha teeb imesid. Nii, kallid vaatajad, meie päev on hetkel saanud täpselt poole peale, aga videoaeg saab läbi, sest keegi ei jaksa vaadata neid 2-tunniseid videosid. Siinkohal meie teeme pausi ja siis täpselt nädala aja pärast näete teise osa. Aga tulemused, Eiki? Tulemused? Minu tulemus on 1 kala. Minu tulemus on 3 kala. Minu tulemus on 5 kala. Ja ma ütlen punktid ka, need tulevad siia alla ka muidugi, aga mul on siis 333 punkti, Taavil on 219 punkti ja Heikil on 68 punkti. Aga tulge tagasi vaatama järgmine nädal, kas ma rabelen siit august välja või rabeleb Taavi. Ja kas minu edu püsib või keegi hakkab mul siin mingisugust vingerbussi mängima. Et selles mõttes veel suur thanks teile, et eelmises üleskutses olite nii asjalikud ja panite muudku subscribe'i ja tellisite meie kanalit, kes ei ole veel siiamaani teinud, siis tehke seda. Ja visake kommentaaridesse, et mis te arvate, kes järgmine nädal, kes selle tabeli esimesel kohal on ja kes viib koju 1,5 tonni sullis. Et siiamaani mul on seda au hoida, aga vaatame, kas ka selle reisi lõpuks ma pean selle kellelegi üle andma või mitte. Jah, pange kommentaaridesse nimi. Mihkel näiteks, sest ma olen esikohal praegu ja siis suur tõenäosus, et ma võidan, aga mis te arvate, et kas on võimalik sellest seisust välja tulla, mis Eikil on või Taavil? Nii et näeme järgmine nädal ja olge tublid ja käige kalal. Nägemist.